Vesi, see on elu alus. Vesi linnakeskkonnas on heaolu ja vaimse tasakaalu tunnetuslik osa. Purskama pandud vesi on müstika. See on looduse hääl, mis rahustab ja kutsub. Tallinna linnas on ligi 50 erinevat purskkaevu. Parkides, hoovides ja tänavatel. Nad kõik kuuluvad linnakultuuri juurde. Tallinna linna purskkaevusid hooldab asutus Kadrioru park. Meie tänane saade räägib lugusid, kuidas ajalugu on meie linna purskkaevude rajamist mõjutanud ja kuidas need saamislood läbi purskkaevude meid mõjutavad. Siin Kalamajas Kalmistu pargis on üks väga huvitava lahendusega purskkaev, mida te ilmselt ei tea. Võib-olla mõned teavad, aga ma usun, et väga paljud ei tea selle lugu. Kalamaja Kalmistu park on siis Tallinna esimene kalmistu, mis rajati väljapoole linnamüüre. Ehk ta on kõige vanim väljapool linnamüüre tegutsenud kalmistu. Ja viimane matus sellel kalmistul oli 1961. Ja see kalmistu pühiti päeva pealt maha 2 aastat hiljem. Eesmärgiga, et töörahvas, kes töötas siin ümbruskaudsetes tehastes, et tema vajab puhkepauside ajal siis sellist meelelahutust ja mõnusat ajaviitmist. Ja kui 11 aastat tagasi tuldi selle mõtte peale, et Kalamaja kui asum hakkas tulema elule, et ta ei olnud enam selline hääbuv asum, siis võeti ka ette mõte, et ta ka teeks Kalamaja Kalmistu pargi korda. Ta ei ole suur, ta on kõigest natuke üle 6 hektari. Ja see lähteülesanne on päris keeruline. Kalmistu, kus on maetud viimati 1961, ehk täna on elus inimesed, kelle omaksed puhkavad sellel kalmistul. Ehk me pidime jälgima väga täpselt need ajaloolisi teeasukohtasid, me ei saanud minna laiemale, ehk üllatuslikult tuligi vanu neid plaane, kalmistu plaane uurides välja, et see on see ainukene koht, see teede ristumiskoht, kus sa saad midagi teha. Ja niigi on see purskkaev, siin purskab 2-osaline. Et esimese osa moodustab selline allikas, mis tuleb ühest vanast ristialusest kivist, metallristialusest kivist, purskab õigemini vuliseb rahulikult allikavesi tema esimesse rahulikku basseini. See on kui sümbol, et ka lapsepõlv on ju rahulik. Et seal ei ole mingeid ootamatusi, sest sul on ema ja isa, kes hoolitsevad selle lapsepõlve rahuliku kulgemise eest. Ja siis, kui meil on see nii-öelda see elu jõudnud sellisesse päris lainetesse, siis tuleb see suurem purskkaev, kus me oleme kasutanud seda udu purskkaevu motiivi, mida Tallinnas rohkem ei ole kui nüüd Kalamajas. Ja see eesmärk oli just see, et me tahame selle veejoa saada maksimaalselt väikeseks, peenikeseks, pihustada teda, et ta meenutaks rohkem sellist veetolmu, et päikeselise ilmaga fokusseeruks sellele joale vikerkaar. Ja vikerkaar on ju teadupärast siis ju elukaar ehk elu sümbol. Me peame kõik selle kaare läbi käima algusest lõpuni. Oluline sümbol on ju, kui me ka hauatähiseid vaatame, siis paljudel hauatähistel on ju lehemotiiv. Ja nii me siis tegimegi sellest Täringu kivist sellise graniitlehemotiivi, mille sisse me paigutasime purskkaevu ja et seda lehemotiivi, mis on kivist, et see ei lõppeks kuhugi umbmäärasesse murupinda, siis me mõtlesime, et me kasutame ka teist seda elementi, ehk me teeme põõsastest lehemotiivi, ehk me teeme 2 lehte, ühe läbi aasta nähtava, teise ainult suvel hoomatava, aga see lehemotiiv ja need leherootsud, mis on seal lehe sees, et need ei oleks kindlalt ühendatud, vaid et need oleksid läbi käidavad, et see oleks labürindi motiiv, kus sa pead liikuma pendlisuunaliselt. Et elus on ju ka head päevad ja halvad päevad.
Meile tegelikult meeldibki, et lapsed möllavad selles vees, sest et nagu me piibliski teame ju, et surm ei ole ju lõplik. Alati järgneb midagi ja see ongi ju see, mis järgneb. Need lood on ääretult põnevad. Aga siin on üks lugu veel nende kividega. Need kivid ei ole siin, ei ole mitte juhuslikud kivid. See iseenesest ka üllatas, sest et küll väga täpseid dokumente ei ole säilinud, et mismoodi seda kalmistut lõhuti. Me teame seda ja me oleme ka näinud ja leidnud need kalmistu ristide, kalmistu nende ristimonumentide, graniitkive, marmortükke ju ka Pirita või selle Rusalka rannas, kus on kallast on tugevdatud ja me arvasime, ja me arvasime, et see tehti totaalselt tühjaks. Ja meie jaoks oli suur üllatus, kui me hakkasime siin tegema neid purskkaevukambreid ja need teesüvendeid ja maasist tulid välja ajaloolised metallristide aluskivid. Ja kõik need, mis me leidsime, me otsustasime, et me paneme nad vette. Et nad saavad olla seal, sest nad on kõik ju kunstiliselt looduse poolt nii eriliseks kujundatud, et neid lihtsalt kuhugi visata ja ära viia ei ole ju põhjus, seda enam, et nad kuuluvad ju sellesse kalmistusse. No vot neid lugusid kuuldes saavad need Tallinna linnaparkide purskkaevud hoopis uue ja väga erilise tähenduse. Ja nüüd oleme oma ringkäiguga jõudnud siia Harju tänavale ja siit te leiate ühed eriskummalised purskkaevud. Te võib-olla olete siin käinud üsna mitu korda, aga pole kunagi purskkaevu näinud. Need asuvad täpselt siis teie jalgade all. Miks selline valik? Et sellest valikust aru saada, peab minema natukene ajalukku. Et kui oli vara tagastamise periood, siis siin oli erinevaid erakinnistuid. Ja nendel erakinnistute omanikel oli kindel soov täies mahus saada see ehitusõigus, mis oli omal ajal enne märtsi pommitamist. Aga see oli Päästeametile tol hetkel ja ka tänasel päeval loomulikult täiesti vastuvõetamatu, sest Harju tänav tänases laiuses on ainukene tänav, mis võimaldab Päästeameti autotel pääseda Raekoja platsile, kui peaks juhtuma midagi. Ja siis anti Kadrioru pargi aednikele see ülesanne, et lahendada ära see haljasala. Tingimusel, et sellel haljasalal peab kindlasti olema talvel liuväli. Ja see oli ainukene tingimus ja kuna meie oleme ikkagi sellised linnaaednikud, siis meie võtame linna kui linna. Linnas peavad olema majad ehk see haljasala on ajutine. Me ei tea, mis tähendab ajutine, on ta 10 aastat, 50 aastat või 100 aastat, aga see tähendab seda, et ma ei hakka siia istutama suuri puid. Üks mõte, mis siis oligi, et selge, et kuna siin on erinevad kinnistud, siin on erinevad tegevused olnud nendes hoonetes, siis tekkiski see mõte, et aga 9. märtsi õhtul enne pommitamist oli siin ju elu. Meie, kus me praegu oleme, see on ju restorani ajalooline koht ja et neid kinnistupiire oleks paremini ära tunda, siis nende kinnistupiiride peal ongi maasse süvistatud valgusjooned. Kui me hakkasime selle kõige peale mõtlema, siis need inimesed ju ei teadnud, mis neid ees ootab. Ehk me kasutasime seda sümbolikeelt, et me panime selle vee klaasi alla ja meie, kes me oleme täna siin Harju tänaval, oleme siin klaasi peal ja me saame vaadata seda, et kuidas nende elu oli ju pidu ja lõbu ja pillerkaar ja siin me saamegi olla sellised kaasaegsed tunnistajad sellele pidule, mis tegelikult ju 9. märtsi öösel ootamatult lõppes. Aga see vesi sümboliseerib elu. Elu.
kuidas see mõte ikkagi sündis? See ei ole vist väga tavapärane, et sääraseid purskkaevusid. See ei ole üldse tavapärane ja see võttis ka päris palju seda selgitamisaega, aga mis ongi oluline otsustajate juures on see, et kui sa saad rääkida ära, millist lugu sa tahad jutustada maastikus. Ja see lugu oli niivõrd võimas, et me toome kõik need kinnistud esile, me toome need funktsioonid, mis olid nendes kinnistutes ja see otsustajatele oli just selleks määravaks, et jah, teeme, et seda keegi ei ole eriti näinud, et vesi oleks pandud klaasi alla. Keegi ei teadnud, kuidas ta käitub, me teame, et vesi on ju kloorine, jäävad kloorijäljed, kuidas seda kõike puhastada, aga iseenesest see esimene nii-öelda puhastusfaktor tuli alles 10 aastat hiljem, et tegelikult see vesi käitub suletud ruumis, kus ta ei saa seda õhuhapnikku 10 aasta jooksul päris korralikult, enne kui tuleb hakata mõtlema selle peale, et tuleb need basseinid siit välja võtta ja ära puhastada. Tallinna üheks visiitkaardiks purskkaevude vallas on ka Sõpruse ees olev stiilne purskkaev, mis nüüd purskab ja teeb ka purskkaevule oma häält. Ja, ehk kutsub inimesed sellele vaiksele ja väiksele skväärile kokku, et olla hetkekski siin. Aga miks me oleme just siin täna Sõpruse kino purskkaevu juures, on vaja jällegi minna ajaloos väikesele selgitusele. Et kino Sõprus ehitati aastal 1953–55. See oli ju väga tõsine ja väga kontrollitud aeg, sest mõelda veel selle peale, et selle kinoprojekt sai ju valmis veel paar aastat varem, kui Jossif Stalin veel oli täiesti ju elus. Ja kui me vaatame nüüd siis seda kino Sõpruse sammastikku ja ülemist karniisi äärt, me paneme seal tähele, et hoone küll oma üldmuljalt on ju selline väga stalinistlik, aga avastame äkki, et sinna on rukkilille motiivid sisse pantud. Ehk see on see pisikene ninanips ikkagi sellele režiimile, et me kasutame oma rahvusornamenti ühes arhitektuuris, mis tegelikult tollel ajastul oleks olnud ju mõeldamatu. Kuidas see teoks sai, kuidas see läbi läks, on täiesti uskumatu sündmus, aga igatahes tänase päevani on ta säilinud. Ja kuna me teame, et ajalooliselt oli plaanitud siia sellele kohale ka purskkaev, aga see paratamatult või mingil muul põhjusel jäi see teostamata ja oli jällegi, et millise purskkaevu me teeme. Teades seda rukkilille ornamendi sümboolikat stilistlikul hoonel, siis seetõttu valmiski siia selline rukkilille kujutisega purskkaev. Sellest ka see, et siin on erinevad joad ja need joad ju meenutavad tolmukaid, mida rukkililles on hästi õrnalt on märgata, aga ikkagi ta on ju see rukkilille niisugune õis. Ja sellel purskkaevul on veel üks väga hea omadus, et ta saab endale ka talve katte, ehk ta on ka talvisel ajal atraktiivne. Talle tuleb üks klaasist selline kaitse siia peale ja siis me paneme siia sellised sinised joad, et ongi selline tunne, et ta talvel ka purskab. Ja kui rääkida Tallinna linna purskkaevudest, siis otse loomulikult oleme me jõudnud oma jalutuskäikudega Kadrioru parki, sest Kadriorus jalutades ja üldse purskkaevude juures jalutades on riietusel oma kindel roll. Teie olete seda uurinud ja teate sellest välja rääkida. Ja näiteks 30-ndatel oligi see aeg, kui hakati pöörama hästi palju tähelepanu elegantsele, glamuursele rõivastusele. Muidugi ja tol ajal ilmus hästi palju naiste žurnaale ja nendest naiste žurnaalides anti siis õpetusi, et missugune see kleit peaks olema enne lõunat ja pärast lõunat ja kui üks daam tuli ka toast välja jalutama, siis ta pani ikka kas kübara pähe, see oli kindlasti, et niisugune tänavakostüüm ja kübar käis alati koos.
Küll on kahju, et meil tänapäeval niisugused traditsioonid kas hakkavad hääbuma küll, mõningad sellest peavad. Näiteks tänagi ma sain pähe ajastule vastava kübara, sellel on oma ajalugu. Jaa, nendel kübaratel ja esemetel on üldse oma ajalugu ja näiteks täna on meil mõlemal kübarad, mille ajalugu läheb 80 aasta tagusele aega, kui tõesti daamid ka kandsid tänavatel ja eriti parkides jalutades, promineerides oli eriti kübar oli tähtsal kohal. Tol ajal, kui siin see Katariina jalutas või siin õukond, siis muidugi riietusel oli ka oma kindel nii-öelda suund ja kõik pidi olema uhke ja ilus, et see käis nagu pargikultuuri juurde. Ja no 30-ndatel ja üldse 19. 20. sajandi algusel pöörati rohkem tähelepanu rõivastusel, kui sa tulid toast välja. No tänapäeval me oleme tohutult mugavad. Me terve päev otsa käime ühe ja sama riidega ringi, teksapüksid, on nad siis katkised või millised, on ta siis vanaemal või tütrel, kõigil on ühtemoodi. Aga tol ajal oli rõivastus oli reglamenteeritud rohkem, olid rõivastusetiketi reeglid, mida jälgiti. See oli niisugune seltskondlik mäng. Selline õhustiku loomine, mis parkides on purskkaevudega, et see nagu andis nagu oma suunaga võib-olla sellele, et inimesed tahtsid olla kaunid, veel kaunimad. Aga ikka purskkaevudes on midagi niisugust glamuurset või niisugust rikkalikut, võtta nad tulidki ju losside, baroksete losside aedadest, eks ole, kõigepealt just kuningakodadest ja sealt ja see on mingisugune tõesti selline eriline tunnetus. Noh, purskkaevudest on loodud isegi muusikat ju, see purskkaevu rahutav helin ja see mäng, veemäng ja suvine päike ja kõik see ja sinna juurde siis ilusad daamid. Tallinnas on üldse väga palju purskkaevusid. Mis tähtsus see linna jaoks on? Ühel hetkel oli ta linna jaoks väga tähtis, sest et tõesti väga lühikese ajavahemiku jooksul tuli ju väga palju purskkaeve. Harju tänavale 5 purskkaevu, Kalamaja kalmistuparki 3 purskkaevu, Kopli kalmistuparki, siia Sõpruse linnaosad hakkasid võistlema üksteisega? Ei, see oli tol hetkel, kui see oli niisugune populaarne, oli see nagu eesmärk, et iga park, mille me teeme korda, sinna tuleb ka purskkaev, sest purskkaev, nagu me ka sellel Harju tänaval ju rääkisime, et tegelikult vesi sümboliseerib ju elu algust ja veel on mingi müstiline tõmme, et ta tõmbab alati ennast inimese juurde ja nagu me maastikuarhitektuurist ju teame, piisab ju 1-3 elemendist, et inimene tuleks sinna ja oleks ja tunneks ennast hästi. Ja esimesel kohal on ju vesi, teisel kohal on reljeef ja kolmandal kohal on ju värvid. Üks uhkem kui teine on need purskkaevud siin Tallinna linnas. Kust need ideed tulevad? Kust selle purskkaevu idee tuli? Selle purskkaevu idee iseenesest tingis selle kalmistu selline struktuurne jaotus. Sest kui me vaatame, siis me oleme praegu sellise väga olulise telje peal. Siit läheb tee ja ka siit läheb tee risti läbi. Ehk me küll päris täpselt ei tea, mis siin oli, aga kuidagi selline sisemine tunne tuli, kui me rääkisime meie muinsuskaitsjatega, et siin 1700 lõpp, 1800 algus olid kalmistutele püstitatud spetsiaalsed hooned. Ja selle hoone mõte oli selles, et tal olid 2 väravat,
sisse ja välja ja et see oli siis nii-öelda see sümbolkeel, et sisenesid kirstuga läbi esimeste väravate, need väravad suleti, kirst pandi hetkeks maha, seejärel avati teised väravad ja järgnes siis see matuse tseremoonia. Ehk see oli nii-öelda nagu see üleminek ühest maailmast teise. Ja kuna selline ala oli sellel kalmistul olemas, siis siit tekkiski see samane mõte, et kas see oli siin, aga me võiksime vähemalt selle märgi nagu siia panna, et see on see koht, kus inimkeha läheb ühest maailmast teise. Ja see on ka selles mõttes väga sümboolne purskav, et ta purskab sissepoole, ta purskab alla. Ja, tema juga läheb alla. Me küll ei taht seda nii-öelda seda haua momenti nagu siia eriti sisse tuua, aga me tahtsime just selle tumeda foonil näidata seda, et vesi läheb alla. Et see oleks nagu näha, kui oleks valgeks värvitud, siis seda vett poleks näha ja keegi ei saaks arugi, et see vesi purska või pursata ka tegelikult alla suunda, et ei pea kogu aeg üles purskama. Aga selles suhtes peab ehitajaid kiitma ja ka arhitekte, et ehitaja suutis selle idee, et inimhinged sellesse betoonbasseini põhja ilusasti ära valada, et eriti õhtusel ajal ja siis, kui meie need purskkaevu hooldajad hakkavad siia aeg-ajalt nagu rohkem seda kloori panema, siis ta läheb selliseks kergelt matjaks see vesi ja siis ta on tõesti selline müstiline, et siis tunduks nagu see veepind ka veel virvendab, et siis need inimhinged, mis on siia põhja joonistatud, et need nagu liiguksidki sinna selle purskkaevu südamiku suunda. Aga jällegi, kui meil on ju seda valget aega õnneks nii vähe või kahjuks nii vähe ja pime aeg tuleb juba augustis ju tagasi, aga inimesed ikkagi käivad ju parkides, siis seal nii-öelda selle kirstu põhi on meil ära valgustatud ja see on siis nii-öelda jällegi see sümbol, et elu saab alati surmast võitu. Kas need meie välja valitud purskkaevud ja veel paljud teisedki on nad Tallinna jaoks visiitkaardi väärtusega? Meil Kadriorus käib palju kolleege üle maailma ja me alati oleme teinud ka väikse sellise purskkaevu tiiru, kuna meie asutus ju hooldab kõiki 42 Tallinna avalikku purskkaevu ja ma võin kinnitada, et nad on vaimustatud sellest, mida nad näevad, mida nad kuulevad, sest aednike keel on küll üks, aga see lugude jutustamine nende keelte juurde lisab ju sellele asjale tunduvalt sügavama mõõtme ja emotsiooni, mis jääbki inimestele meelde.